Ja täna on üks huvitav istung, huvitav istungipäev. Ainukene, mis siin tagasi kangastuks, oleks suur Lenini bareljeef. Justkui oleks ajas tagasi läinud, mis puudutab hullusi. Ma usun, et Riigikogu aseesimees kuskil Soontagana Sovhoosi parteikomitees mäletab ka neid hetki, kui lihtsalt aeti lolli juttu, haruldaselt lolli juttu, aga tehti kaasa. Tehti kaasa. Teie Soontagana Sovhoosi partorgina pidite seda kaasa tegema, tegite kaasa. Ja te teete seda jälle kaasa. Kas teil ei ole selles halvas seltskonnas kuidagi imelik olla? Te teete kaasa. Need noored vaprad marksistid, kes meil siin esinevad, te teete nendega seda mängu kaasa. Te olete juba mitte esimeses nooruses, te olete jälle tagasi selles punktis, kus teil noored marksistid hõiskavad, ajavad hullu juttu ja te peate nendega olema ühes meeskonnas. Õudne kogemus, härra Riigikogu aseesimees. Õudne. Ma ei soovita teile seda. Et ma ei tea, minge sellest koalitsioonist välja ja kuidagi proovige oma südametunnistust hoida. Igal juhul täna me kuulsime kahe pühendunud marksisti ettekannet siin, Kristina Kallas ja Züleyxa Izmailova. Tundsin nõukogude võimu külma hingust, nagu Olga Lauristin ise oleks siin kõnelenud ärritunult, kus nõuti sõnavabaduse kinnipanekut ja sõnavabaduse mahasurumist täpselt klassivõitluse doktriini järgi, et marksism on ikka neetult visa hingega, seda on valus vaadata. Ja mõned käivadki punase lipsuga kogu aeg. Neile meeldib punane värv. Ma võtsin arvuti kaasa, et proovida täpne olla mõningates terminites, et Wikipedia selgitas, mis asi on ajupesu. Ajupesu on süstemaatiline püüdlus panna kedagi omaks võtma teatud pettust, teatud juhist või doktriini, tavaliselt märkamatult. See on ka termin, mis viitab üldiselt psühholoogilistele tehnikatele, mis manipuleerivad tegevuse või mõttega inimese tahte, soovi või teadmiste vastaselt. See püüab kahjustada individuaalseid või grupi hoiakuid, tugiraamistikke, uskumusi, väärtusi ja lojaalsust, näidates, et praegused mõttemustrid ja hoiakud on valed ja vajavad muutmist. No seda need revolutsionäärid siin teevadki. Ja nüüd meil on teadusminister, kes külvab kõige ogaramat ebateadust. Kõige ogaramat ebateadust, mida suure pingutusega on võimalik kuskilt sotsiaalteaduskondade alamkihtidest välja kaevata. No mis on siis ebateadus? Ebateadus on tegevus, väited või praktikad, mida esitatakse teaduslikuna, kuid mis tegelikult ei vasta teaduse standarditele ja meetoditele. Lihtsamalt öeldes, see maskeerub teaduseks, kasutab teaduslikku keelt, teadugramme, uuringuid, kuid ei järgi teaduslikku meetodit. Kasutab ka teaduslikku žargooni. Meil on teadusminister, kes räägib, et sotsiaalsed sood, selles suhtes on teaduslik konsensus. Kuulge, minge minema oma Eesti 200-ga, minge laiale, te ju rühite 0% poole. Te olete siin, esitlete siin sellise revolutsionäärina, kes kamandab kõiki, kes esitleb oma sotsiaalseid sugusid ja tüürite järjekindlalt nulli poole, aga nõuate Eesti riigi uskumist. Te olete nullitüdru, te olete ebateaduse esiapologeet. Minge ära, ausõna. 0% partei ei tohi siin valitseda. 1% partei. Kas te naerate enda üle? Hea kolleeg, te siin praegu eksite. Kõik 101 Riigikogu liiget on saanud mandaadi, nii et ei ole põhjust öelda reitingu järgi, mis on täna, et ei ole kellelgi mandaati. Kõikidel Riigikogu liikmetel on mandaat, nii et selles mõttes teie väited on täiesti ebakohased. Just, ja teie istute selle 0% parteiga siin koos. Teie kui teenekas partorg teate, et marksism on parim õpetus. Ikka istute siin marksistidega koos. Häbi teile ei ole. Minge oma Soontagana kolhoosi tagasi. Palju jõudu teile. Seekord ei ole küll põhjust aitäh öelda. Aga Rain Epler, palun. Jaa, aga kui rünnatakse, head kolleegid, siis ma olen tõepoolest, need on väga ebakohased väited. Te räägite reitingust. Kõik 101 Riigikogu liiget on saanud mandaadi
ja selle järgi on valitud, mitte niimoodi, et keegi ei meeldi äkki ühel hetkel, siis ütleme, et minge ära. See ei ole kohane. See ei ole kohane. See ei ole, te ütlete, minge ära, ei ole põhjust ära minna. Ei, minul aega. Ma olen kategooriliselt sellele vastu, et keegi seab kahtluse alla ühe või teise 101 Riigikogu liikme või antud juhul Kristina Kallase volitused on ju, nad on saanud mandaadi, kuhu me selleni välja jõuame, kui ütleme, et äkki kellegi reiting langeb, siis ütleme, et nüüd minge teid 3 tükki ära, aga EKRE reiting on langenud, kas me ütleme, teilt peaks ka mõned ära minema? See ei ole korrektne ju. Mõned läksid. Aga head kolleegid, lõpetame selle. Rain Epler, palun. Rain Epler, palun. Teil on olemas võimalused valitsusele avaldada umbusaldust, tehke seda, kui te olete nii tugevad. Rain Epler, palun. Palun vaikust. Palun vaikust, härra Vooglaid. Palun vaikust. Ja sekkun ja edaspidigi sekkun. Edaspidigi sekkun. Ei vabanda. Rain Epler, kas te soovite alustada oma kõnega? Palun. Siin ma ootan, et saabub mingi vaikus. Ja loomulikult sellepärast, et mina juhatan istungit ja minul on õigus ka sekkuda, kui nii-öelda käitutakse ebakorrektselt. Jah, loomulikult on õigus. Jah, loomulikult on õigus. Kui te ei räägi päevakorrapunktist, on ju, kui te esitate väited, et kellegi pole mandaati, need on täiesti. Just ma enne ütlesin, et rünnake seisukohti, aga mitte inimest. Väga inetu käitumine. Väga inetu käitumine. Väga ja võtangi selle õiguse. Saa istungi juhatajaks on sinul õigus sekkuda vahele. Saa see mandaat ja siis. Istungi juhataja pädevusel on ka piirid, see või ükskõik mida teha. Ja ma ei teegi ükskõik mida. Ja mul oleks emotsiooni 7 korda rohkem teha, aga ma hoian neid vaka all. Ma ei sekku. Ma ei sekku selles. Ja ma palun istu nüüd oma koha peale, austa reegleid. Rain Epler, palun. Ja debatt oli, ma ütleks.